Tere hommikust! Mina olen taas Levis ja soovin teile jällegi lugeda. Ma olen kaua aega nüüd Levist väljas olnud. Aga loodan, et teil on olnud toredad päevad, nädalalõpp, emadepäev, kõik on olnud siin sees. Login siit ennast välja ja siis hakkan teile lugema. Võib-olla te kuulete natuke laulu ka. See hästi mõnus, relax. Ja täna loen kopsudest. Aga ma panen muusika nagu seisma praegu. Muusika ei tahtnudki kuidagi seisma jääda, tahtis mängida edasi. Nii, kopsud. Kopsudesse jõudes jaguneb hingetoru parempoolseks ja vasakpoolseks bronhiks, mis näevad välja nagu kummaski kopsus tagurpidi kasvavad puud. Siin kantakse hapnik üle verevarustusse ja vahetatakse süsihappegaasi vastu. Tavaline hingamisprotsess õhu sisse ja väljahingamine toimub närvisüsteemi abil automaatselt, olenemata sellest, kas oleme ärkvel, uinunud või teadvusetud. Hingamine tähendab endasse võtmist ja endast andmist. Me hingame sisse teadmisega, et võime välja hingata. Välja hingates teame, et võime uuesti sisse hingata. Ometi, kui hirm blokeerib selle automaatse protsessi, kui tunneme, et hingamine pole sõber, vaid vaenlane, siis võivad tekkida probleemid. Lapsed, keda vanemad, eriti emad, on eemale tõuganud või maha jätnud, võivad usalduse kaotada. Samuti täiskasvanud, keda on vääriti koheldud, kes on viibinud eluohtlikes situatsioonides või oma lähedased kaotanud. Kopsud sümboliseerivad sõltumatust. Sündides teeme oma esimese hingetõmbe, kui täidame kopsud õhuga ja sedastame, et oleme emast eradunud. Kui see on traumaatiline kogemus, siis võib see mõjutada suhtumist üleminekut hetkedesse meie edasises elus. Kuivõrd sügavalt me suudame hingata ja muutuse ajal lõdvestuda, just siin leiavad väljenduse probleemid, mis on seatud elu endasse võtmise või äratõukamisega. Ise oma elu elamisega, andmata kellelegi teisele võimu enda üle. Hingamine reageerib tunnetele, hingetõmbed muutuvad lühikeseks ja pinnapealseks. Kui oleme paanikas ning pikaks ja sügavaks, kui oleme lõõgastunud. Kurbuse ja leina puhul ahmime me õhku. Nii, astma. Astma puhul on raskusi väljahingamisega. Kopsude kokkutõmbumine tekitab tunde, et võitleme õhu nimel. Astma hoo võib esile kutsuda allergiline reaktsioon, kas välisele stiimulile, näiteks õietolmule või emotsionaalsele stiimulile, näiteks nutule või naerule. Viimastel aastatel on astma esinemissagedus muret tekitavalt tõusnud, eriti laste hulgas. Ja astmahaiguste hulk on ka tõusnud. Pole kahtlust, et suur osa selle haiguse füüsilistest põhjustest on seotud üha kasvava keskkonnasaastusega, peamiselt autode heitgaaside hulga suurenemisega. Kuid kõik astmajuhud ei ole siiski saastatutest tingitud. Kui vaadelda psüühika ja emotsioonide seost astmaga, siis leiame kaks peamist vastavust. Üks on meie suhe emaga, kuna hingamine sümboliseerib meie eradumist temast. Viimase 15 aasta jooksul, mis keskkonna saastatuse tase on tõusnud, on üha rohkem lapsi üles kasvanud ühe vanemaga perekonnas. Need mõtmelapsed on pidanud nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt saama iseseisvaks, väga varakult. Võib-olla on nad liiga varakult pidanud hakkama iseseisvat hingama, samuti võivad nad tunda end emotsionaalselt ebakindlalt. Paljudel lastel ja noortel on kasvav hirm tuleviku ees, selle ees, mis neid suureks saades ees ootab, sest eluaseme ja
finantsprobleemid kasvavad, võimalused haridust omandada ja tööd leida kahanevad. Need ühiskonnaga seotud teemad mõjutavad tugevasti meie tundeid iseseisvuse suhtes ning võivad seetõttu mõjutada ka hingamist. Emotsionaalselt keerulises ema-lapse suhtes võib ema kalduda last liialt lämmatama või tema üle domineerima, laskmata lapsel endal elu avastada. Sel juhul ähmastuvad ema ja lapse vahelised piirid ning see viib lapse allasurutud sõltuvusse emast. Astma hoovivad valla päästa sündmused, mis juhivad tähelepanu iseseisva hingamise üksildasele olemasolule, mis lapse emast lahutab, näiteks veel ühe lapse sünd, kooli lõpetamine, kodunt lahkumine või abiellumine. Astma hoog on nagu allasurutud karje igatsusest ema üska tagasi pääseda. Täiskasvanul võib astma tekkida, kui ta tunneb, et ülemus lämmatab teda või kui tal on liiga palju tööd ja vastutust või liiga pretensioonikad sugulased. See kõik võib tekitada tunde, et ta ei saa vabalt hingata, ei saa väljendada oma lämbumist ja abituse tunnet. Stress aitab astmale veelgi kaasa, eriti valgekraede ja keskastme juhtide hulgas, kes suurema tõenäosusega tunnevad survet olla edukad, samuti survet, mis kaasneb arvete maksmise ja teiste aitamisega. On tunne, et kõik tuleb endal üksi ära teha, ise oma hingamisruum endale kätte võidelda. See mahasurutud karje igatsusest vabalt hingata on seotud astma teise aspektiga, sooviga ennast väljendada ja samas võimetusega seda teha, mille tulemuseks on mahasurutud tunded ja isegi kurbus. Väljahingamine võimaldab meil rääkida. Suutmatus välja hingata viitab, et see eneseväljendamisvõimalus on tagasi hoitud või on raskendatud. On vajadus midagi rinnust välja päästa, vabaks lasta, kõik emotsioonid, mis siia on kogunenud, kuid hirm neid emotsioone väljendada võib olla tagajärgede või enesekindlusetuse tõttu hoiab meid tagasi. Sisemiselt me nutame, see on vaikne igatsuskarje. Proovi hinge kinni hoida, hinga sisse, kuid mitte välja ja jälgi, millised emotsioonid sinus esile kerkivad. Harilikult tunneme suurt soovi õhk välja pursata ja karjuda ning seesama igatsus on tavaline ka astma puhul. Astma hoovivad vallandada emotsionaalsed seisundid, näiteks viha või ülesköetud tunded vanemate ja armsama vastu, vääriti mõistmine, lein ja kaotus. Kui laps ei saa iseenda eest rääkida, jääb see igatsus tema sisse, eriti juhul, kui eneseväljendamist takistab segaduses olek või hirm vanemate käitumise ees. Astma on allergia immuunsüsteemi liigeäge reageering antigeenile. Liigeäge reaktsioon võibki olla võtmesõnaks. Kas miski või keegi paneb sind liiga ägedalt reageerima? Kas tunned, et oled oma piirid kaotanud? Kuidas saaksid need taastada? Suutmatus välja hingata viitab usu puudumisele, et pärast väljahingamist taas sissehingamine. Sissehingamist me kontrollime, aga väljahingamine nõuab täielikku alistumist. See tähendab, et me oleme kindlad maailma toetuses ja selles, et meile antakse armastust, mida vajame. Astma on seega seotud usalduse ja lahtilaskmisega. Bronhiit. Bronhides tekib põletik saastatud õhust, puidu põlemise suitsust, autode väljaheitegaasidest ja eriti sigaretisuitsust. Samuti võib bronhiit põhjustada kurguinfektsiooni. Kuna bronhide kaudu jõuab õhk kopsu ja tagasi välja, toimivad bronhid vahendajatena sise- ja välismaailma vahel. Bronhiprobleemid on seega sageli seotud võimega jagada oma tõelisi tundeid, eristamise ja määratlemisega. Kas sa pead midagi rinnust välja saama? Kas köhid ja sülitad lima, selmet jagada oma tundeid? Mida sul oleks vaja lahti lasta?
vabaks anda? Kas tunned, et keegi lämmatab sind? Kas on midagi häirivat või valusat, millest tahad lahti saada? Ärritus võib olla seotud sinu endaga. Võib-olla oled öelnud või teinud midagi kahetsusväärset või tunned, et olud on sinu üle võimustatud. Kas leiad, et sul on raske oma isikupära säilitada? See kehapiirkond on seotud ka sellega, kuidas me võtame hingamise kaudu vastu iseseisvat ja sõltumatut elu. Siin võivad avalduda kõik kahtlused, ebakindlus ja kartus, mida võime tunda eraldi või üksi olemise suhtes. Ärrituse tagant võid leida sügavamaid tundeid. Võib olla kurbust, süütunnet ja häbi. Kas sul on mingeid konflikte oma iseseisvuse ja piiride kehtestamise pärast? Kas tegid hiljuti lõpu suhtele, mis viis sind emotsionaalsesse sõltuvusse? Kas tunned, et see, mida endasse võtad, koormab sind? Hüperventilatsioon on häire, mis on seotud just stressiga. Hinnanguliselt kannatab üks inimene 10 hüperventilatsiooni all, mille puhul hingamine muutub nii pinnapealseks ja kiireks, et organism kaotab hulga süsihappegaasi. Tasakaalu kadumine organismis hapniku ja süsihappegaasi sisalduse vahel paiskab segi happealuse tasakaalu ning tekitab nõrkust, peapööritust, segadust, ebareaalseid tundeid, paanikahooge, peavalu, kihelust ja kangestust. Tavaliselt tuleneb see alateadlikust hirmust või ärevusest, kus sinu elus puudub tasakaal. Kas sa annad endast liiga palju ja sul on vaja enesele rohkem anda? Kas kardad sügavalt hingata, elu endasse võtta? Oluline on õppida sügavalt hingama, eriti kõhu hingamist, samuti sügavat lõdvestumist. Kopsupõletik, siis on tegemist põletikulise protsessiga kopsudes. Seega peame uurima, mis tekitab meis nii tugevaid tundeid hingamise suhtes, elu endasse võtmise suhtes. Kas see on miski, mida me väljastpoolt endasse võtame või miski meie sees, millele me ei suuda väljendust leida? Haigusega kaasnevad tulised tunded, samuti valu ja kurnatus ning energiavaru kahanemine. Hingata tähendab elada. Kas tunned, et toimetuleku ja edasiliikumise koorem on sind ära kurnanud ja sinu jaoks see kõik on liiga raske? Kas tahad peatuda ja aja maha võtta? Kas vajad abi, kuid ei suuda seda paluda? Kas tunned, et oled ära piinatud, nagu oleks keegi kogu jõu sinust välja pigistanud? Selles haiguses avaldub sageli hingamise ja vaimu seos, sest müstilised ja vaimsed kogemused on kopsupõletiku põdejatele üsna tavalised. See võib moonutada meie suhet füüsilise maailmaga, mida hoiab alal hingamisrütm, ning see moone võib olla aknaks tegelikkuse teistele tasanditele. Nüüd sai see 13. peatükk läbi, et tuleb 14. peatükk, armastuse rütm, süda, veri ja vereringe. Ja seda ma loen juba homme. Ilusat päeva!